No nii, tere jälle. Autojoy on tagasi peale järjekordset pausi. Olime puhkusel. Ja palju on muutunud jälle. Sinine auto on ära läinud ja must ja valge on tulnud asemele. Lippu saime ka vahepeal. Lipp on ka seal taga, jah, seal kuskil. Ja see siin on siis Kia Sorento jälle. Sama auto asjad uuesti. Aga teist värvi, jah? On teine värv, jah. Astmelauad on... Astmelauad, see näeb ägedam välja. Aga räägi lähemalt, mis teema see on, miks see Sorento ja... Sai valitud, jah, Saksamaalt hea ajalooga auto sai leitud jälle, et kõik siuke esinduse värk ja särgid-värgid. Tegelikult me tegime selle auto juba valmis ka, tahtsime näidata sellist lõpptoodet teile vahelduseks, et jälle 2.2 diisel, 147 kilovatti, Platinum lisavarustus. Käime kõik need tuled ja viled läbi selles videos kiirelt selle auto kohta. Aga sellele ostes siis juba nelikvedu toimis ka, et see ei pidanud korda tegema, nagu eelmisel. Jõhkralt positiivne see auto on, et tavaliselt on alati mingid probleemid. Täpselt nagu Rasmus mainib, siis sellel mustal Sorentol oli kohe nelikvedu katki ja mis iganes, aga sellel on tõesti, saime juba nagu käis tehnilises kontrollis ka ära ja sealt juba öeldi, et vahekast on juba vahetatud. Et äkki meie ei pea seekord vahetama. Äkki see on tüüp viga siis? Kindlasti on, et sellel kerel ja mingi läbisõidu peal just räägitakse sellest maanteesõidust selle nelikveo puhul, et see mõjub nagu vahekastile. Ja üks väike aga on ka nagu alati... Tuledest ja viledest on. Just, et auto on seisnud ja aku on üsna tühi ja viimasel käivitusel läks nagu mootori tuli ka põlema. Loodame, et on akuga seotud, aga vaatame kohe varsti täpsemalt. Jah, äkki saame reseti teha ja on kõik hästi. Proovime. Okei. Vaatame, mis saab. Teen mingi ringi peale. Just. Valge Sorento, väljega puhas. Sai polli ja keraamika ka juba. Seda on mõnus näidata, et tõesti siin vigu minimaalselt ja juba on värvipind ette tehtud, nii-öelda valmistatud. Mingi metallik valge süüke mingi. Ja muideks One keraamika panime seekord, jooni oma siis. Et ei hakanud mingit lipulaeva panema, vaid panime lihtsalt sükse entry-level keraamika. One on päris asjalik minu arust. Jah, just. Ja jumal äge on näha, et eelmine omanik siis, et pandud nii-öelda nende... PPF nii-öelda, ne? Jah, kaitsekile, siin kuni siiani nii-öelda välja. Kõik põhikohad on kiletatud, ne? Just. Konks on olemas, on ju. Tagaluuk töötab seekord, eelmisel meil ei töötanud. Numbreid ei ole veel? Numbreid ei ole, jah. Väga värske. Isegi siin on kile peal. Näe, vaata. On... Linnukaka piidib. Ja hästi on näha, kuidas keraamika hülgab linnukakat. Mine ära. Survepesu. Survepesu, jah. Mine ära. Kontaktivaba linnukaka eemaldus. Mine ära. Mine ära. Wow. Mine ära. Saigi ilma kontaktita. No natukene tahab veel. Et tegelikult sul auto on just keraamika peale pandud, et ei tohi siin mingit linnukakat teiste. Aga siin ei olegi nagu mingisugust laksuga stanget ega midagi. Et nagu igav selles suhtes või? Ainuke asi, mis nagu annetab veel parandada, oleks need väiksed kivitäkked, et valgel värvil nad näevad nagu väga hästi näha. Lähme vaatame korraks selle diagnostikaga seda autot, et vaatame, mis seal meile ette karjub. OBD sisse. Just. Kajas sees, kui see ukse kinni paneb. See vist selle taga luugi pärast. See on kogemata. Selle saab kindlasti siit ka kinni panna. Jep. Pole paha. Süüde sisse. Palju selle läbisõit oli? 145 000 on sellel. Ja teisel oli rohkem vist või? Ei olnud, vähem oli. Okei. Ja 105, aga omanikud on nii erinevad olnud. On tõesti. Et siin autos on vaata sees mõnus olla ja särki-värki kohe puhas. Väga värske tundub, jah. Et see jumal äge oli näha, et hooldusraamatus samamoodi.
no tal on täpselt 7 aastat, et tal on garantii nüüd läbi, aga inimene on käinud nagu 1000 kilomeetrit enne auto üleandmist. Hooldust tegemas. Just, hooldust tegemas. Väga hea. Meil sobib. Just, sobib. Ja see, kui veermikut ja asju vaadati ka, siis üks puks leiti, mis vahetati ära, aga muidu nagu plaksutati käsi ja öeldi, et jackpot. Okei, aga nüüd on siin näha siis, et mootor käib ja mootori tuli jäi põlema praegu. No nii saime ühendatud. Ja mingi 5 katset läks, et saada sisse siia, ne? Okei, aga nüüd me oleme siis OBD-ga sees ja vaatame Trouble Codes. Ja ma arvan, et võime kõik linnukesed peale jätta ja riid panna. Jop. Ja see on veits pikem protsess just isegi või? Ja, et see läheb aega. Jep, aga igatahes mootori tuli on ikka veel. Et me pole midagi veel teinud. Siin mingid asjad ka, et... Inactive. Mingid väiksed vead on. Aga need on tihti kui aku on tühi, et siis tulebki vigu autole. Jep. Praegu kontrollib head-up display'd, mida sellel autol ei ole. Nagu ikka kõik need Sorentod siis, või noh, just Platinumiga, siis sa saad endale nagu ikka jõhkralt palju nuppe. Et ma ei tea, istmemälud, peeglite liigutamised, uksed lukku, elektriaknad, siis peeglis on andur, mis aitab sul rida vahetada, siis aitab auto joonta vahel hoida, tagaluuk elektriline. Kuule, mingid uued tuled olid korraks. Ei, ma ei ole midagi teinud veel. Uued tuled olid, mingi ABS-id ja need. Mis veel? Jah, et pool seda tahot on siin kuidagi elektriline, ühesõnaga digitaalne, sorry. Siin peaks CarPlay olemas olema. Okei, diagnostika sai valmis vahepeal. Mõte on siis see, et me kustutame ära kõik need koodid ja vaatame, kas mõni tuleb tagasi, äkki ei tule. Jep. Et see parandamine ei ole, aga lihtsalt aitab natuke jõuda jälile, mis päriselt valesti on. Just. Okei. Ootame veel natuke. Tada! Auto korras. Uus mootor. Okei. Mootori tulnud ei ole. Okei. Meil numbrimärke ei ole, aga lähme teeme väikse tiiru, on. Vaatame, kas midagi tuleb tagasi. Nüüd on auto korras. Loodame. Niimoodi parandataksegi tänapäeval autosid. Okei, tegime kohaliku platsi peal ringi ära. Midagi huvitavat ei leidnud. Uusi tulesid või vanu tulesid ei tulnud tagasi. Et ju siis on auto korras praegu. Nagu oleks bussiga sõitmas käinud. Oli küll veits bussi tunne, jah. Nüüd nagu auto välja sisse. Tuleb see mootori kontroll ja jah, kustub ära. Korras. Tegelikult aku tühi, siis võib mingid sellised asju tekkida täitsa, jah. Ja. Et eks me jälgime muidugi ja tuleb veenduda, et edaspidi aku tehakse ei saa. Nii on kõige lihtsam. Äkki tuleb sõita vahest autodega. Mõistlik. Et sul on nagu mitu autot, aga sa unustad ära, et sa saad ühega korraga sõita. Kogu aeg on probleem, kas on liiga vähe autosid või on liiga palju autosid. Ja. Sellel teemal, muideks, tegelikult meil on sealt aknast välja üks päris äge jeep. Lähme vaatame korraks. Oi. See on siis siuke auto, millega me tegelenud ei ole veel. Et see on oma full glooris, nii-öelda, et must ja kõik särgid. Ometi numbrid on peal. Sulle meeldib see auto rohkem kui Kia, ütle ausalt. Ei vastav. Kia on väga praktiline valik. Ja tegelikult, et mõne aja pärast, kui need mõlemad autod üle on vaadatud, lähevad müüki ka, jah? Kia valmis. Kia müügis. Just, ostke ära. Aga tõmbame video kokku. Müügieelne ettevalmistus, ütleks mina, on tehtud. Väga siuke äge ajalugu, kõik särgid, värgid. Täpselt selline ilus näeb auto välja. Iga müügis olev auto peaks selline olema. Nõus, jah. Nii et tehke järgi, ostke autoetšai.ee tooteid ja see kõik on saavutatav. Aega on vaja. Järgmise korrani. Tšau. Tšau praegu.